siin on siis selline koduleht, ma tegin selle kodulehe täiesti ringi. Ma seda poolt praegu ei viitsi näidata, aga põhimõtteliselt logida saab sisse, noh, registreerumine kas Google'iga või siis emailiga. Kui nüüd sisse logida, siis praegu ma olen sees peaadminina ja mis siin kõigepealt hakkab, ongi siis nagu kalender. Ja nüüd näed, kalendri peal on siuksed nagu tunnised slotid. Ja miks ta vilgub, on sellepärast, et inimesel tekiks nagu arusaam, et midagi siin toimub. Ja näed, käemärk on ka. Ja alati, kui siin peal oled, vajutad peale, siis avab töökaardi. Ja nüüd on niimoodi, et töökaardil, kui sa siia vajutad, siis on olemasolevad kliendid, siis sa saad otsida klienti, näiteks kui ma panen Ergo, on ju, siis ta kohe viskab ette. Aga näiteks kui on Iron, on ju, siis seda klienti ei ole. Sa saad kas hiirega vajutada või siis Enteriga, on ju. Ja nüüd samamoodi praegu sa oled uus klient, uuel kliendil ühtegi seotud sõidukit ei ole, siis panedki 222 näiteks SSS, on ju, seod ära. Et panedki näiteks 56, 345, mis sul see number oli, ma ei mäleta. Ja nüüd paned iron@nimi.ee. Ja nüüd on niimoodi, et igal töökojal on olemas siis põhitööd ja need põhitööd ta saab ise määrata. Ja nendega näiteks saabki näiteks kiiresti vajutada siin plõks-plõks, on juba 3 põhitööd sees. Siis näiteks klient tuleb ja räägib mingit põhimured on ju ära, siis on see mikrofon siin ja blä, on ju, saab selle kirja panna. Ja näiteks oletame, et see töö võtab aega 2 tundi. Loo töökaart. Ja näed, see töökaart siia nüüd on salvestunud. Ehk siis see on nii-öelda kõige esimene nagu kliendi kalendri peale äramärkimine. Nüüd järgmine on see, et tuleb detailne töökaart. Ja siin detailsel töökaardil on siis töö või kaup, on ju. Noh, oleneb, kuidas saab valida. Ja siin saab siis lisada tööd või kaupa, on ju. Näiteks oletame, paneme siit mikrofonist piduriklotsid. Kõmm ongi juba olemas. Näiteks piduriklotse on meil 2 tükki. Hind on 20. 20 ja näed, juba on selles mõttes summa väljas. Ja nüüd siit edasi minna, on ju. Siit edasi minna sa saad koostada arve, on ju. Siia sa saad lisada siis enne ja pärast pildid, on ju. Noh, see on ka mobiilis avatav. Ja nüüd ta siis renderdab need pildid väiksemaks. Ja näed, siit saab siis selle kirja teele saata ainult piltidega kliendile. Nüüd järgmine koht on siis see, et koostame siis arve. Ja nüüd arve on koostatud. Ja me tahame seda arvet eelvaates näha, on ju. Ja nüüd see arve on siis olemas. Aga kuna sul kliendina ei ole eriti palju andmeid sisestatud, on ju, siis alati saab seda kliendi andmeid siit täiendada. Klõksti näed, hästi lihtsasti paned, kas ta tahab maksta ettevõtjana või eraisikuna, on ju. Ja nüüd on see ka, et salvestad ära, alati tuleb ära salvestada, näiteks paneme siia Faron OÜ, on ju, salvestad ära. Tegelikult siin võiks niimoodi olla, et ta registrikoodist tõmbab selle või äriregistrist tõmbab selle registrikoodi sisse. Nüüd sõiduk, on ju, noh, sul oli mingi Mersu, on ju, mudel oli mingi G ja aasta oli 19 vist, midagi sihukest. Nii, salvestad selle ära, töö on sellega seotud, arve on sellega seotud. Nii, nüüd, kui me läheme eelvaatesse, salvestame ära ka, eelvaatesse, siis näed, kohe täiendab seda kõike siit. Ja näed, sihukene asi on ka olemas, et kui kliendile tuleb see PDF-fail, siis ta saab ka selle kohe
ära maksta. Mul on praegu Sandbox võtmed, ehk siis kohene maksmine on ka. Ja nüüd on niimoodi, et vaikimisi on kõik arved sularahaarved. Ehk siis mitte mingisugust raamatupidamisse saatmist ei ole. Nüüd on niimoodi, et kui ma panen sinna linnukese, salvestan ära, siis järgmine on see, et see arve jõuab nii-öelda raamatupidamisridadele, et näiteks päeva jooksul tuleb siia 3-4 tükki, sa võid kõik korraga saata või siis üks haaval saata. Ja siis, kui sa siit saadad, siis jõuab see kas siis Meritisse, Simplebooksi, Smart Accounts'i, Directosse või kuskile siuksesse kohta, oleneb millega on sul liidestus nagu tehtud kliendi, ma mõtlen sellel töökojal. Ja vot nii lihtne ta tegelikult ongi, et nüüd, mida ma juurde tegin, on see, et töökaartide pipeline, ehk siis tuli see töö sisse, nüüd oletame, et keegi võttis selle töösse, nüüd ühe liigutusega on ta töös. Ja see tähendab seda, et näed, see nii-öelda staatus muutus ühe liigutusega ära. Näed, see muutus ühe liigutusega. Ja oletame, et nüüd see töö sai valmis, see töö nüüd liigub siia. Ja nüüd on väga lihtne nagu töökoja omanikul aru saada, kus miski asi on. Ja oletame, et sellel tööl juhtus selline asi, et ta on töös, aga mingi varuosa jäi toppama. Nüüd ta liigub siia tagasi. Ehk siis ta läks ootele. Ja samamoodi on siis arvetega, oletame, et see töö siin jõudis sellesse kohta. Nüüd selle arve me koostasime ära, Ironi arve läheme töölauale siis tagasi. Oletame, et ma saatsin, kuna see e-mail on vale, siis oletame, et ma saatsin selle ära, siis selle saatmise ta teeb nagu automaatselt, tõstab siia ringi. Ja nüüd siis peab lihtsalt minema jälgima, kas on makstud see arve või ei ole makstud. Ja tegelikult on mul juba idee olemas, et kuidas ta automaatselt tuvastab ära, kas on makstud või ei ole. Ehk siis ta liigub siia. Ja siis kõik tööd ja arved liiguvad arhiivi lõpuks välja. Ja arhiivis on niimoodi, et saab kuidagi nad niimoodi ära peita, et nad ei jää siia töllerdama nagu. Ehk siis selline lihtne platvormikene, kus on töölaud, sul on kliendid, klientide peale vajutades on sul sõiduk, tööd, arved selle kliendiga seotud. Sul on eraldi töökaardid töökaartidel on siis nii-öelda ootel töös lõpetatud arhiiv. Siia ma seda pipeline'i ei pannud. Lihtsalt kuidagi nagu veel ei ole teinud seda. Arvetel samamoodi mustand saadetud, makstud arhiiv, nii nagu siis töölaual. Seesama pipeline on seal ka tegemata. Nüüd kuna kalender on olemas töölaual ja näed, siin on ju erinevad tõstukid ka, vaata, et siis tõstuk vasakul, tõstuk otse ja vaba ala, kus siis tõstukit ei ole, mõni töö on selline, kus tõstukit ei ole vaja, et sa saad nagu kalendri täis toppida. Et siis see on ainukene tääb, mida mul tegelikult vaja ei ole. Siis järgmisena on meeldetuletused, ehk siis kliendile saab saata meeldetuletuse, et tule 3 kuu pärast tagasi, näiteks õli vahetama. Selle meeldetuletuse saad saata ja selle e-maili siis saadab sulle 3 kuu pärast. Maksed, raamatupidamine, siis on kasutajad, ehk siis saad ära määrata, kes on sul mehaanik, kes on sul klienditeenindaja, kes on sul raamatupidaja ja nendele saad määrata rollid ja õigused. Ja siin on siis põhimõtteliselt mul töökojad, kes on praegu kasutusel. Et see on mul peaadmin vaade, aga omaniku vaatel on siin neid väljasid nagu vähem. Ja üks asi on veel, et kui inimene tuleb esimest korda platvormile, siis on mul selline väikene onboarding, ehk siis mine edasi ja siis ta ütleb, et vajuta siin lahtrile, et see on kõige tähtsam asi ja siin siis on kirjeldatud, et mida sul teha on vaja, ja ongi kõik, rohkem onboardingut ei ole.